Ja see ongi see, et väga paljud foorumites ka kirjutatud, et ma jätan pooleli, kuna mul ei ole võimalik mängida enam üle selle teeri. Et ei teeni raha. Et see ei ole lõbus, kui sa pead hakkama mingi kuradi tier 4-ga raha tegema, et selleks, et tier 8-ga mängida. Kuigi ma ei tea, ma mängisin Objekt 212 poole peale ilma Premmita välja. Ei olnud mingit küsimust ja isegi IS-iga ei olnud mingit probleemi. Eelmine suvi ma ei käinud tööl ka ja siis oli nagu premiumi ostmine tõesti nagu ei tundnud väga mõttekas, aga nüüd on väga ükskõik nagu. Mina vist mängisin nii Jakobsi 4. Mängisin ma Premmita, et 2 nädalat üldse kogu majas ja sealt pealt ei aitab ja eelmise aasta oktoobri kui lõpus, kui siin omanik ma vaatan remolda ilma ma ei tea ei ole mõtet endale ennast traumeerida sellega. Aga jah, see kokkuarvutamine ei ole nagu väga hea tegevus, kui sa arvutad palju sinna raha kokku oled pannud. Kui siis minu legendaarset investeeringut, et võisin endale 5,500 kulda. Panin preemkonto endale ja ülejäänud kulla investeerisin selle peale, et saada lahti Saksast Reeka 28. Mul ei natuke ikka järgi ka, see oli mehed peale, tõisin nädal aega ringi ja tõin maa. Ma ostan päris tihti 5500. Kulub ära, kui on midagi vaja treenida või? Samas jälle ma võin öelda, et minu arvates ei ole mõtet enne tier 5 kanti mängida kõik üle hüpata. Pointer, täiesti. Sa lihtsalt kaotad oma aega sellega, et sa tuled teadmiseks. Need on maase vahid, tuleb teisest reageerida. Lihtsalt ei javata. Ma loodan, et ei klaapla võtnud kõik ilma. Ajab autot kõrvuti, siis paneb mingi presendid peale, nüüd räägib pika koridorina juttu ringi lendas. Saab telefoni mängida või midagi. Aga ma enne mängisin seda Company of Heroes Online'i. Jah, Company of Heroes Online. See oli nagu legendaarne asi. No, ma MMORPG-dest ma niinimetatud need kuulsad olen kõik läbi mänginud. Et kas proovisin midagi kohta mängida 7 aastat. Aga siit poolt on nagu tagasi allutatud Star Wars mängisin viimati 2 kuud. Ma olen ühtegi MMO-d mänginud. Siis oli kõik ikka kuna Warhammer Online. Tavaliselt võin öelda, et on kõik tahaks head mängud. Aga lihtsalt see VOV on VOV, see midagi teha, see on nii haige väike, et kuidagi tõmbab alati. Võin lõpuks arva, et see ei ole mõtet, et siis saab lahti. Ma olen eestlõid kohe. Jaa. Mõtlega, et ma varem saaks hoidama. Et Peepa mängisin siis, et tegin pausi sisse, nagu tagasi tulin kohe esimesel päeval põhimõtteliselt läksin ES-i ja olen olnud. Aga oli tore, mis see beta mängijad said, kui mäng live läks? Aga mul oli see teema, et minu konto keerati kinni, kuna ma sellel Euroopa serverist üle ei tulnud. Peale seda, kui nad löödi välja ja USA ja Euroopa oma. Siis pandi kinni, ma tõin uue konto tegema, sest nad ei keeldasid seda aktiveerimist uuesti. Just nad ei saa teha. Aga mis sellest sai siis? Mingi tanki. Seda Panzer 4/5 jagab. Ma ei ole kindel. See Panzer ja Panzer 4 riskus. Ega maailma parim mäng on siiski Company of Heroes Online. Company of Heroes Online, jah. Et see oli nagu väga hea. Aga just see mingi Elite Designer sõitis surnud sellest. See, kes seda asja vedas nagu TH6. See tavaliselt tõstud asjadega. Kuna see oli vaata see aeg, kui selliseid mänge väga palju on, mis olid tasuta, mis pidid teenima raha nii-öelda mingite boonuste ostmisega. Ja neil ei olnud see väga raha peale tegemine ka, vaata. Sa mängid seda? Mängisin natuke. Et seal
mängisin ka hästi natukene. Ja siis kui öeldi, et see on nädal aega minna nagu mingi, kui see läheb 6 aja pärast kinni või midagi taolist, siis viimased nädal aega mängisime nagu natuke liiga palju. Seda juhtus kohalik. See oli USA kuredi Shermanitega üle sakslaste sõitmine, lihtsalt nagu nii hea. Omamoodi lõbus. Lihtsalt massi oli natuke. Ei no vaata asi sees, et see oli USA tangid olid nagu kõige sitemad asjad, mis seal üldse olid. Sa võisid nagu päris elus, et 4 Shermaniga läksid ühe tiigri vastu, seda oli ikka kotti. Aga me mängisime alati 4 ja meil oli nagu selline väga hea taktika. Jah, see kindlasti mängisite hästi, aga tõenäoliselt ei sattunud otsa mingi Wittmanni keemidega vennale lihtsalt. Ei, me mängisime ikka päris head vastu, seal oli niimoodi, et see kõik asjad rängid põhimõtteliselt. Kõik asjad on rängid ja me olime väga heal kohal. Ja seal oli ikkagi lõpus päris palju mängijaid ka. Ma tegin USA tangi selle kuu Airborne'i ja Soldierit põhja. Ja sakslane ei jäänud ka väga anda. See oli vist level 20 lõpuks. Ja see oli jah niimoodi, et see oli nagu Tech 3, mis oled kompani piirest mänginud? Ei ole. Okei, see... Ma olen mänginud mingit... Sa pead hakkama, sa pead proovima seda, see on nagu sitab seast. Mulle ei meeldi selles mõttes, et nagu... Ainult online'is oli üks asi, seal oli botid, lollid, mitte nii head kui nagu õiges mängus, see oli nagu